Hei, tere õhtust, päevast, hommikust, pärastlõunal, millal iganes te kuulate Draama Lama podcasti. Mina olen teie saatejuht Sille-Kadri Simer ehk Sillekas ja täna mul on väga eriline külaline, kellel läks kõigest vist mingi 3 kuud aega, et lõpuks stuudiosse jõuda. Aga mul on nii hea meel, et Lihtsa elu Sille ja Marianne on jälle koos. Ega te teate teda, te armastate teda. Dissident saatejuht Marianne Ubaleht, hurraa, tere tulemast. Tere. Nüüd siis minu stuudiosse on imelik olla kaamera ees või? Jaa, sest et ma olen käinud küll nagu podcastides varem külas ka, aga ma ei ole olnud nagu kaameraga podcastis, nii et ma pidin nagu juukseid kammima ja pidin meigi tegema. Et tavaliselt ma oleks tulnud nagu nendes riietes, mis hommikul nagu selga said, aga... No sa oleks võinud tulla. Pärast sa näed neid klippe sotsiaalmeedias. No, jah, just. Ja AI ole veel nii hea, et pannavad seda filtrit peale, mis sul outfiti paneks ja meigi teeks ja soengu teeks korda. Varsti jõuame sinna, ma hakkan täiesti mingi lohakana käima ja siis lisavad dressipükstes värki ja siis panen filtri peale ja olen kena, on. Mis arvab bluusist? Bias not the face, oli su kink, ja see on äge bluus, jah. Pride on tulemas nüüd juba juuni alguses, on ju. No väga hea, sul on full outfit olemas. Ei ole, tead miks või? No. Sa kinkisid mulle fucking kõrvarõngad, vaata. Juba katki või? Ühe korra kandsin ja juba läksid katki, nii et aitäh nende homofoobsete kõrvarõngaste eest. Siin on 2 varianti, kas sa pole piisavalt gei või sa oled liiga gei, et nagu mõlemal korral kvõttis. Mis ma mõtlen, minu teooria on see, vaat üks jäi terveks ja siis teine, aga ma olengi ju ma olen pool gei. Täpselt, nii et sa saad ainult ühes kõrvas kanda. Ja. Magic. Aga aitäh selle kingituse eest. Ma inimesed Treetsis avastasid, et ma olen bi, sest et kõik tegi mulle mingi imelik heteronalju, siis ma olin nagu te vist ei tea, sorry, ma vist pidin 35. korda nüüd inimest ütlema seda, et nad kõik olid nagu plot twist. Igal sotsmeedia platvormil pead eraldi nagu kapist välja tulema. Ma peaks tegema vaata see pinned post on ju, enne kui sa loed midagi, siis meil on see sooneutraalne keel, seega jah, vahepeal kui ma ütlen, et ma olen kellegi väljas või teidil või mida iganes, ma ütlesin, et mul on hukap, aga ma ei mõelnud selle peale, et inimesed eedas selle mehega ja see on mingi ei. et ja, kas sul on ka siiani veel seda, et sa käid väljas kusagil, ma ei tea, poes või mida iganes, räägid telefoniga ja siis keegi tuleb su juurde ja tunneb sind hääle või näo või millegi järgi ära, ütleb, oh my god, ma kuulasin Dissident podcasti. Mul on seda juhtunud vahetevahel niimoodi, et ma olin just poodi minemas ja mingi naisterahvas kõndis mulle vastu, tulid klapid peas, siis ta vaatas mind niimoodi. Ja siis pööras, nagu kõndis must mööda, tuli tagasi, ta oli mingi võtab klabi peast ära, ma just praegu kuulan Dissidenti. Seda on tulnud ette päris tihti, jah. Mul on ka ühe korra niimoodi olnud, et ma sõitsin jalgrattaga, hakkasin just keerama mäest alla ja peaaegu oleks kellelegi otsa sõitud ja mingi täiega ehma, panin pidurid plokki ja siis naine võis kõrval veel, oh my god, ma just kuulan teie mingi 43. episoodi. Mõtle, kui piinlik ma oleks otsa sõitnud rattaga, siis nagu otse turundus. Saatuslik kohtumine. See oli otse turundus minu jaoks, vaata, kuulan podcasti. Kleepsud ka veel, vaata, annan kleepsud kaasa. Et väga äge, aga tegelikult sa ju, Dissident podcast loomulikult, sest me koos seda tegime 7 aastat, aga sa vahepeal tegelikult teinud ka veel ägedaid asju, näiteks See pole okei konto. Muidugi ma ei ole ammu jälginud, või ma jälgin ikka, aga ma ei ole ammu vaadanud, mis teil toimub seal üldse. Jaa, tead, meil on praegult selline nagu rahulik periood, et me natukene nagu vaatame, mõtleme, mida selle platvormiga teha, et me nagu meie põhimõte on see, et kui emba-kumba meist midagi kettasse ajab, siis me reageerime. Et ma olen seal viimastel aastatel teinud päris palju meediakriitikat, eriti nagu uudiste käsitluse osas, sest et mulle tundub, et sellest on väga nagu puudus, et tuleb natukene nagu meediaväljaannetele nagu südametunnistusele koputada, et see ei ole nagu päris fine, et siin vahepeal tehti nagu mingite avaliku elu tegelaste nagu lastest, kes on alaealised, nagu tugevalt alaealised, tehti nagu mingeid seksualiseerivaid uudiseid, et vaata postis mingi hot pildi kusagil seal. Mitte isegi nagu, et postitas hot pildi, vaid et üleüldse, et ta kuskil on nagu mingi ujumisriietes või et oi vaata, kui kenaks neiuks on sirgunud nende ja nende tütar. Tead, ärme vaata palun, sest ta on laps. Miks me peaks? See ei ole nagu... Ma saan aru, kui oleks sellest perekonnast mingi portree lugu tehtud ja siis seal nagu on ka lastepildid ja nad räägivad üleüldse oma perest, see on teine lugu, on ju. Aga lõpetage nagu ära, et nad ei pea avalikkuse silme all üles kasvama. Nõus. Et minu meelest, see vist alustasite mingi 5-6 aastat, kas juba 6 aastat tagasi äkki või? Rohkem me alustasime
või 2019 või millal? 2019 jah. 7 aastat tagasi. Ma hakkasin praegu mõtlema, mis aasta meil on, sellepärast mul matemaatika on natuke kehv, aga 2019 jah, et me saime 2020 vist selle või 2019 juba saimegi selle Roosiaias, kui te olite 2020 saime selle vägivalla ennetuse auhinna jah. See oli pandeemia ajal. Mis oli ka omaette päris korralik, või mitte skandaal, aga ta sai ikka. No ta oli skandaal, aga mitte minuga, sest et ma olen naine ja see, mida mina ütlesin, ei huvitanud kedagi, aga kuna Mikul oli kleit seljas, siis kõik rääkisid temast, et see oli nagu see skandaal seal. Mis on üsna irooniline. Väga, jah. Et see oli nagu, no ütleme nii, et see oli planeeritud. Ja pärast seda mulle tundus, et Mikk vist kuidagi natuke tõmbus tagasi avalikult. Teda väga ehmatas jah, see avalik tähelepanu, sest et see ei olnud nagu positiivne ja see võeti nagu hästi hambusse just konservatiivsete poliitika viljelejate poolt, et läks nagu hästi isiklikuks, et tegelikult ei peaks nii tõsiselt võtma ühte meest, kes kannab roosat kleiti, et mis sest siis on. Vot on sellega, sest Eesti on paratamatult väga konservatiivne ühiskond, et kui mõtleme ju, keda peamist valitakse. Ma ei ole nõus, et Eesti on konservatiivne ühiskond. Ma arvan, et lihtsalt seda hulka rahvast on kergem mobiliseerida, sest et nende vaated on polariseerivamad. No mina ise tunnen, et kui ma lihtsalt mõtlen, mis nagu eestlastele peale läheb, ma vaatan muidugi alati seda õhtujuhtimise stand-upi sellest vaatenurgast, siis ikkagi ollakse, et mehed on naljakad, mehed on head õhtujuhid, mehed on pulmaisad ja nii edasi, et 2026 ma ikkagi naisõhtujuhina, kui ma olen pulmas või kusagil, ma ikka kuulen mingisuguseid küsitavaid kommentaare ja sellist, et ma peaksin tõestama ekstra ennast naisena, et ma saan hakkama. Ja seda on kindlasti jah, aga kas ta nagu ma ei ütleks, et ta nagu otseselt konservatiivsus on, ta lihtsalt nagu patriarhaat on ju, et ja ka see, et naised seavad ise endale oluliselt kõrgemaid standardeid ja teistele naistele kõrgemaid standardeid, kui nad meestele seavad. Seda absoluutselt 100%. Aga see pole okei. Mulle nagu väga, ta meeldis, ma arvan, et seda oli nagu vaja, et just ka selleks, et mida ma tihti nägin seal kommentaaris oli see, et mis see nagu jagad, see ei olnud isegi nii hull umbes või pane blokk või umbes ära, mis ära tee välja. Klassikalised siuksed jälle ohvri süüdistamised. Ja siis oli ka, ma vahel isegi vastasin umbes, et aga miks see inimene kirjutab 13-aastasele sellist asja? Ja üleüldse selles mõttes, et ma ei teeksin enam täna mingit vanuselist vahet, vaid mis on nagu meie konto eesmärk olnud algusest peale ja ma loodan, et me kunagi selle saavutame, on see, et internetti käsitletakse avaliku ruumina. Niisamuti nagu seda on, ma ei tea, see sama Estonia puiestee, kus me täna oleme, on ju. Sest et see on ka näide, mida ma olen teinud nüüd juba 7 aastat peaaegu igal pool, kus ma sellest rääkinud olen, aga kui tänaval tuleb mulle vastu liputaja, siis ma saan kutsuda politsei. Aga kui ta tungib minu privaatsfääri, minu sotsiaalmeedia postkasti ja saadab mulle peenise pildi, siis ma ei saa politseid kutsuda. Aga see selline, kuidas öelda, rikkumisaste on minu hinnangul sama. See on sama asi. Ja kohtus praegu on ikkagi see, et ei ole ju avalik ruum, on ju? Ei ole, jah. Ma olen nii aru saanud, jah. Mina olen ka niimoodi aru saanud, et nii palju kui minust tavakodanikust naisterahvas on sel teemal ka rääkinud, et ta on kindlasti targem sel teemal. No ta tuleb uuesti. Tuleb uuesti, eks ma saan panna kõik küsimused, mis tal on, et inimesed väga tahtsid teda tagasi, ta ütles, et okei, et ta võib tulla, aga siis ta tahaks rääkida mingitest teistest teemadest, et mitte jälle need samad teemad on ju, et siis kui on mingid küsimused, siis võite kirjutada alati draamalama.podcast@gmail.com või siis DM-i saata. Ja tavakodanikust naisterahvaga oli huvitav moment, ma olen algusest peale tema neid otseülekandeid jälginud ja kõikide videosid vaadanud ja seal nagu chatis ka kaasa rääkinud. Ja siis ühel hetkel ta oma otseülekandes rääkis, et et ta tuleb siia podcasti on ju ja et ta kuulas seda dissidenti ka ja seal ma just parasjagu kommentaariumis rääkisin midagi sellest kodukorrastusest on ju ja ta ütles, et et seal dissidendis ka üks saatejuhtidest just nagu otsis ja uuris selle kohta, et huvitav, et kui ta on leidnud, et siis äkki küsid temalt ja siis ma ütlesin, et see olengi mina. Sama inimene. See on see sama inimene ja siis tal nagu klikkis ajus ära, et tuli see nagu see ühendus ka õigesse kohta. Tore. Minu meelest, kui ma õigesti mäletan nüüd, siis te käisite Mikuga koolides vahepeal rääkimas nendel see pole okei teemadel. Ja Mikuga me oleme vist koos käinud ühe korra, aga enamasti olen mina käinud, sest et Mikk elab Tallinnast lihtsalt niivõrd kaugel ja enamasti on need asjad olnud kuskil siin Tallinna ümbruses või siis hoopis teisel pool Eesti otsa. Minul lihtsalt liikumine on lihtsam kui tal. Et ma olen käinud, ma olen käinud Antslast kuni Raasikuni on ju, et igal pool. Ma ise, ja tasuta. Et siin nagu mitte shade'i visata sas personitele, aga et mina ei küsi raha lastele
elementaarsete või nagu selliste asjade rääkimise eest, et see jah. Okei, Jah. selge. Ma pärast küsin, keda sa mõtled, aga ma ei saa, ma tean, keda sa mõtled. Sa tead, käis väga paljudes koolides, väga palju raha teenis sellega ja siis tuli skandaal. Siis tuli skandaal. Sa võid lihtsalt öelda see asja, noh. Nagu see on okei, sa võid öelda. Ma ei hakka. Okei, no mina ütlesin, igatahes. Jah, et mina ise vaata, kuna ma kardan lapsi, siis ma olen teinud ainult mingi ühe podcasti tööd, tegelikult oli tore, tegelikult oli lastele tore teha podcasti töötuba, aga see koolides käimine, see tundub nii hirmus ju minna põhikooli või ma ei tea, oli see põhikoolile lastele käisid rääkimas? Jaa, ma olen enamasti põhikoolile rääkinud ja mida aeg edasi seda noorematele klassidele, et kui ma alustasin käimist, siis ma käisin ikkagi gümnaasiumis ja nüüd viimati ma käisin enda kunagises kodukoolis ja seal mulle ütles direktor, et tead, ma pakkusin ka, et gümnaasiumile. Ta ütles, ei, meil on vaja 5-6 klass. 5-6? Meil on vaja seal rääkida. Sest nad on sotsiaalmeedias. No jah, seda ka, aga see on see vanus, kus ei saada aru, no minu rõhk oli jutul seekord siis täiskasvanute ja laste vahelistes suhetes, kus jooksevad piirid, mis on normaalne, millest peaks kellelegi rääkima, mis sinna vahele kõik jääb. Mis sa veel nagu noortele rääkid, kas toonud, ma ei tea, mingi slaidid või tood sa näiteid või kuidas sa nagu teed seda? Jaa, mul on slaidid ka, mul on sellised beebiroosad slaidid, mille pealkiri on seksuaalne ahistamine. Okei, ma ei tea. Ja seal on see patriarhaadi püramiid, on ju, et kõik saab alguse umbes sellisest nagu locker room talkist ja kuhu see nagu see jõuab tapmiseni välja, on ju. Et jah, ma toon neile nagu näiteid, mul on screenshot'e seal, mul on lugusid, mis meile on saadetud, natukene vägivalla statistikat, aga see on lihtsalt siuke nagu background materjal, et ma sealt midagi otseselt nagu välja ette nagu ei loe, räägin niisama juurde. See on väga tänuväärne töö, kas sa ma tean, et viimasel ajal ei ole käinud, aga kui keegi kutsuks, siis oleks tuletatud. Jaa, ikka võib, aga ainus asi on see, et ikkagi sõiduraha ma küll nagu küsin. No see on okei, ja see on normaalne. Ja kui koolitoitu ka pakutakse, siis kõhu täiesti ütle ka ära. No väga lahe. Või kui on nagu mingid, ma tean, paljudel koolidel on eraldatud projektirahad selle jaoks, et siis seda ma olen ka vastu võtnud ja ma annetan päris palju raha nagu erinevatele naistega tegelevatele organisatsioonidele, Pärnu naiste tugikeskusele näiteks ja nii edasi, et siis mingi osa sellest ma olen alati nagu andnud heaks nagu edasi. No väga tore. Ja siis on nagu see teine pool sinu, ütleme siis mitte karjäärist, vaid millega vabal ajal ju tegelikult. Ma räägin kõik ainult sellest, millega vabal ajal tegelen, ma pole isegi tööstus rääkinud. Ei ole veel jõudnud. Tegid 7 aastat podcasti, siis see pole okei konto, käid siin koolides rääkimas ja siis on nagu teine pool, kus sa siis nädalavahetustel jaurad patrullis on ju mingite purjus inimestega ja et kuidas sa nagu, miks sa naisena tahaksid üldse tegeleda nende rauskajate ja korrarikkujate kõige sellega, et mina olen ise mõelnud, et ma ei tea, kas ma suudaks, või ma tean, ma ei suudaks, aga ma olen mõelnud, et miks ja kuidas sa sattusid üldse abipolitseinikuks? Ma sattusin abipolitseinikuks hästi praktilisel põhjusel. Ma olin toona Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri pressiesindaja ja mind väga huvitas patrullitöö ja ma tundsin, et ma ei saa teha kommunikatsiooni, kui ma ei saa aru, mis tööd nad teevad. Ja ma sõitsin patrullis nagu kaasas neid vahetusi. Istusin seal tagaistmel ja niimoodi, vahel läks süda pahaks ja siis, aga väljakutsete ajal ma kogu aeg tundsin, et ma olen ikkagi patrullikatele lisakohustus, et neil on nagu veel üks inimene, kelle elu kaitsta seal sündmuskohal. Ja ma hakkasin nagu mõtlema, et ma kuidagi nagu tekitan neile mõttetult tööd juurde ja vähim, mis ma saan teha, on see, et ma läbin abipolitseiniku kursuse, saan need oskused, esialgsed teadmised ja saan abipolitseinikuks, sest et siis see minu nagu istumine lõpuks on nagu mingi kasuteguriga ka. Et siis ma saan nagu päriselt midagi teha, minu pärast ei pea nii palju muretsema. No ma ei usu, et keegi tegelikult niimoodi nägi, ma arvan, et sa ise oled natuke liiga kriitiline enda suhtes. Ei, tegelikult ikkagi selline tsiviilisik patrullis kaasas on väga suur turvarisk. Et see ei ole nagu niisama, et ma istun, et võtan kellegi nagu tahapingile kaasa sõitma, vaatama, kuidas me tööd teeme, et see on hästi nagu keeruline, sul peavad siis olema silmad ka kuklas veel rohkem, on ju. Et sul on lisainimene, kes võib minna paanikasse mingite väljakutsete juures, keda sa pead ekstra juhendama, kus ta peab olema, kus ta tohib olla, kõik asjad on ju. Et ma ikkagi tundsin, et on vaja mingit taktikalist ettevalmistust ja siis nagu see minu kaasas oldud aeg läheb ka kirja ju vabatahtlikult panustatud tundina, et ma saan päriselt nagu tööd teha, ma saan käed külge panna.
et ma ei ole nagu mingi jahukott, keda peab seal nagu kaasas vedama ja vaatama, et see ka kuskil peadpidi kuhugi vahele ei jääks, onju. Ja see läks mina. jah. Et see oli nagu selline esimene Sest põhjus. nagu siseturvalisuse valdkonnas töö varjutamine on väga tavapärane praktika ja seda ikka tehakse igal pool, et sa saad minna kas või kiirabisse päästes kui iganes, et noh, mina olen nagu töö varjutanud muidugi meedikuid ja päästekorraldajaid, et ma ei ole küll patrullis jah abipolitseinikel ja politseinikel kaasas käinud, aga tegelikult väga põnev on näha kõrvalt seda action'i selle koha pealt, et aga jah, see lihtsalt see ohutase seal politseis on midagi muud. Absoluutselt 100%. Sa ei tea, et ühel hetkel sa võib-olla tegeled mingi poevargusega, aga järgmisel hetkel sul tuleb kutse, et on tulistamine ja sinna sa lähed, sa ei saa öelda, et kuule, ma ei saa, et mul on üks pressiesindaja tagaistmine, on ju, ei, muidugi lähed. No just hiljuti oli ju üks tulistamine siin, et no Eestis ei ole väga tavapärane see, et keegi tuleb ja relvaga hakkab politsei suunas siin midagi vehkima, aga just alles lugesin, et see ongi päris crazy. No see on pigem tegelikult tavaline, et vehitakse. Lihtsalt on hästi läinud, et nad pole maha lastud. Väga karm. Et noh, seda ma õppisin ka, kui ma olin Häirekeskuses, et iga kõne, mis tuleb, see võib olla lähisuhtevägivald, see võib olla õnnetus, see võib olla lihtsalt keegi jaurab, helistab, et on purjus, on ju. Või on üksik vana inimene, kellel pole kellegagi rääkida. Just, et seal võib olla mida iganes, keegi on kukkunud või noh, sõna otseses mõttes mida iganes, seinast seina, 3 erinevas keeles, sa mitte kunagi ei tea, et see oligi nagu nii crazy ja siis ma küsisingi, et kuidas te ümber lülid, kas teil on kõigil ATH või kuidas te ümber lülid lihtsalt igast teemast, sest et minu jaoks oli nagu vau, et sul oli just 20 minutit mingi ülitõsine kõne, mingi väga-väga pöörane asi oli juhtunud ja siis järgmisel helistab, kuule, keegi sõitis küljepeegli mulle ära maha vaata umbes või et kuule, ma ei tea, mu naaber mingi lällab või aga nagu. See on sama nagu, minult küsitakse ka palju, et aga kuidas sa siis nagu tuled toime nende asjadega, mis sa seal patrullis nagu näed, aga vaata, kui see töövahetus on tegelikult enamasti väga töine, sa jooksed ühest kohast teise, sa jõuad 3. kohta, sa enam ei mäleta, mis esimeses tegid. Et ma arvan, et nende kõnedega on üsna nagu sarnane asi, et kuna sul tuleb nii palju uusi asju peale, siis sa ei jõua nagu mikroanalüüsimiseni minna. Ja et ma kommunikatsioonieksperdina õppisin näiteks seda, et ma küsisin nendelt valesid küsimusi. Ma küsisin, et tooge mingi näide või tooge kurioosne või see on ju mingi juhtum on ju. Ja ütles, et neil on 12 tundi vahetus, nad ei tea isegi palju kõnesid on vastu võtnud ja neil on kõik pudru, ühesõnaga kõik sulandub ühte lõpuks, ja sa paned selle nii-öelda piltlikult ütleme, paned toru ära ja see on juba meelest läinud ja kui on uks läheb kinni, siis vahetus on läbi ja koju sa kaasa seda ei võta, see on nagu number 1. Aga kui ma ütlesin, et meil on olnud sellised lood, mis lähevad peale meedias, kas sulle meenub ka midagi sarnast ja siis neil hakkab, laps helistas ükskord et või siis tegime süsteemid, kus nad saavad kohe pärast kõne panna Exceli tabelisse kirja. Mul oli see kõne. Juurde, täpselt, et seda ka, sest meil oli vaja anda neid tunnustusi kord aastas ka, et kui lapsed on eeskujuliku kõne teinud. Aga siis oligi, et aga ma saan aru, see oli nii intensiivne ja kogu aeg oligi, et sa ei tea, kes, kus, mis helistab, mis asjaga, mis keeles ja mina mõtlesin, vau, ja see vene keel ka, et ma mõtlesin, et ma midagi vene keelest saan aru, aga ma kuulasin kõnes, mõtlesin, ma ei saa ikka mitte midagi aru, täiesti mitte midagi. Ja siis ütles, et helistas, et tal oli mingi ülispetsiifiline, mingi auto, midagi juhtus on ja ei, ma ei saanud isegi aru mitte midagi, et see oli ikka päris pöörane. Aga sa vahetuse ajal oled ka näinud kedagi tuttavat, ma olen siit sealt Reetsist lugenud. Ja ma olen ühe kunagise klassikaaslase või koolikaaslase pidanud Kainerisse viima, aga ega ta vist tundis mu ära küll, aga ta oli nii sodi, et ega ta midagi, ma eeldan, et ta ei mäleta, ta ei ole mulle küll kirjutanud küll, ei aitäh, ega keri persse. Ma ei kirjutaks ka. Ei ole kumbagi tuld. Et ja olen ikka tuttavaid näinud küll, jah. Aga üldiselt on niimoodi, et kui ma tihtipeale juba ikkagi, kui te olete näinud sarja Patrullis, on ju, PPA oma. Ma nägin, et see on uus sari ja ma nägin reklaami. Tundus väga hea olevat. See on YouTube'is, vaata nad teevad. Et siis sealt on näha, siis tegelikult juba kuskile kutsele sõites sa juba küsid lisainfot, saad taustainfot ja teinekord, kui ma olen kuulnud, et seal on inimesed, keda ma tunnen, siis ma olen seda sõidukis öelnud, et mul on huvide konflikt. Ma ei saa objektiivselt sellele läheneda, et sa pead ise selle piiri ära tunnetama, on ju. Et ühel juhul ma olen täitsa autosse jäänud. Et ma ei ole läinud, ma olin õnneks siis 3. liige, on ju, et meid oli 3 tükki seal autos vormikandjaid ja nemad 2 läksid ja mina ma ütlesin, et ma ei taha teada, mis seal toas toimus.
et lihtsalt kuna mul ei ole seda esiteks vaja teada, teiseks ma pean neid inimesi nagu selle sündmuse väliselt hiljem oma elus veel kohtama, et ma ei soovi ja neil endal on ka lihtsam, kui seal ei ole nagu tuttavat nägu nende elu nagu ühel koledal hetkel kõrval. No ma olen teinud elus palju lollusi, aga vaata ma Mariannele ma veel ei ole sattunud niimoodi, keegi helistaks ja kutsuks mulle patrulli. Veel ei ole. Et jah, sellised nagu tuttavaid nägusid ja pooltuttavaid ikka, aga no Eesti on väike ka muidugi. Eesti on väga ja Tallinn eriti, et muidugi kõige toredam on see, et need tuttavate kohtamised enamasti ei ole olnud nagu negatiivsed. Mõned üksikud on, aga väga palju ikkagi, kuna sa patrulli jooksul liigud sellistes kohtades, kuhu sa muidu argipäeval ei satu, on ju, mingid linnaosad, tänavad, kohad, et ma olen näinud mingeid täiesti suva tuttavaid, keda pole 10 aastat, 15 aastat pole näinud ja siis ma astun politseibussist välja ja ta on mingi Marianne! Et tihtipeale ja siis ükskord oli ma tõmbaks sirgeks ka ära. Ükskord oli lõbus lugu sellega, et ma sõitsin eskorti ühele jalgrattavõistlusele mööda kõrvalisemaid teid. Nad sõitsid Tallinnast Tartusse, oli jalgrattavõistlus suur ja meie auto ülesanne oli siis teed puhastada, et kõik seisaks, keegi ei oleks trassil ja kõik oleks nagu paigas. Ja siis hästi intensiivne on see, et selle 2-3 tunni jooksul mingeid, et ma vaataks, kas keegi mulle sõnumi saatnud, mul ei ole aega selleks vaata. Ja siis Tartusse jõudsime, tekkis see vaba hetk, et hingata ja siis vaatasin, et ma olin läbi sõitnud ühest kohast, kus ma kunagi lapsepõlves päris palju nagu suvesid veetsin ja sealt nagu kõrvalt korteri tüdruk oli kirjutanud, et kuule, me olime rattavõistlust vaatamas, ma nägin sind politseiautos. Et selliseid momente nagu on olnud, et selliseid positiivseid tuttavate kohtamisi on pigem nagu rohkem olnud. Mul oli see, et kui ma Häirekeskusse tööle, siis lähed ka, räägid mingi uute kolleegidega seal saalis nagu juttu ja siis keegi vaatab sind. Miks ma tean su häält? Oi, seda on mul palju olnud. Ja enamasti on need kiirabitöötajad. Ja, meedikud ja. Ma ei tea miks, aga päris mitu meedikut on mul ütlema ajas, et kuulasid ja teadsid mu hääle järgi ära, ütlesid, et isegi nimi ei jäänud meelde, aga hääle tundsid ära. Et mul on ka olnud väljakutsel, nagu väga rõve väljakutse oli, väga traagiline lugu ja särk-värki ja mingid asjad olid juba seal tehtud ja ma olin õues, ootasin midagi ja siis kiirabi autost see tehnik lasi, ma ei tea, kes ta oli, vabandust, kas oli tehnik või see oli õde või see oli brigaadijuht, edasi istusid kõrvalistmel. Lasi nagu akna alla, vaatas nimesilti, mul oli vaata mask ees. Vaatas nimesilti, vaatas mind, oli mingi dissident või? Või mingi, täiega äge, kas sul kleeps on? Ma mingi, ei ole, kontekst ei ole. See ei ole koht, kus ma persooni panema Helkur vesti taskusse, peab ka mõned dissidendi kleepsud panema igaks jooks. Mul on ainult üks alles. Mina leidsin koristamise käigus kodust veel mingi siukse väikse pataka, et ma panin need nagu karpi, et nad on nagu, kui keegi väga tahab, siis ma võib-olla ühe annan. Oskad meil raamatud, mis kleepsus, ostad raamatu, ma võin sebida kleepsusist. Mul on ju kodus see raamitud suur pilt ka, et ma mõtlesin mingi hetk, kui sa külla tuled, siis võtaks allkirjad ja paneks vaata aastad sinna alla, et 2018 kuni 2025 nagu võtta. Kus ikka sai 7 aastat podcasti tehtud. Mul vahel meeldib, kui ma olen lavale, küsida lihtsalt inimestelt, et kas keegi teab või kuulanud, siis ma olen nagu vau, 2 inimest saab kätte, ma mingi 7 aastat podcasti, 2 inimest teab. Yes. Aga mõtle, kui nagu erinev inimrühm sinna kohale tuleb ja et nendest ka keegi on. Alati on kas või 1 või 2, aga alati on olnud ja siis teised on mingi millest te räägite, vahet ei ole, küll sa saad aru, millest ma räägin. Et väga tore, on sul mingisugust sellist erakordset mingit päeva, sündmust, vahetust või mis iganes meelde jäänud, mida sa tahaksid jagada. Ma tean, kõik ei saa jagada, et see on arusaadav, aga on sul midagi? Ja tead, ega nendega on ka nii, et nad sulanduvad kõik üsna nagu ühte, et mingit ühte vahetust konkreetselt ei suudagi nagu meenutada. Lihtsalt on olnud selliseid mingis mõttes rutiinne, aga mingis mõttes erakordne, kus umbes ühe vahetuse jooksul, ma ei tea, 7, 8, 9 korda pead Kainerisse viima kedagi nagu inimest, mitte sama inimest, aga et nagu kujutad ette, et sul on 12 tundi vahetus ja selle jooksul juba näiteks 8 korda sa käid kainestusmajas kedagi sinna viimas. Et see on nagu kurb ja on ju ka neid, nagu meedikud nimetavad püsikliendid, keda ka kas mitu korda päevas kutsutakse kiirabi samale inimesele, et on ka seda olnud. Et neid on ka ja eks me neid ju tunneme nägupidi ja nimepidi, et seal nagu üllatusi tavaliselt ei ole ja aga eks ma olen igasuguseid asju näinud
noh, surmast sünnini põhimõtteliselt, et sündi ka. jah, mitte nüüd otseselt, lihtsalt ma olin samal ajal tööl, kui nagu vist aidati kiiresti sünnitusmajja üks perekond, kes ületas linna vahel kiirust, vaata, ja siis peatati ja siis oli mingi, ta sünnitab. Nagu filmides. Ja seda juhtub Eestis tihemini, kui ta arvaks. Minu jaoks oli üllatus see, et kui ma olin ka jälle Häirekeskuses on ju, et kui palju on meedikud telefoni teel juhendanud sündimisi. Ma olin nagu... Sest et meil on, ma nüüd tean lähedase kogemusest rääkida, et ikkagi sünnitusmajja minnakse, mitte siis, kui arvad, et võiks minna asjaks, vaid siis, kui läheb asjaks, on ju. Et see oli vist, et kui tuhude vahe on 4-5 minutit, et siis palun tule haiglasse, enne seda ole kodus. Päriselt? Ja kui sa nüüd kujutad ette, et sa elad, ma ei tea, ma ei oska nüüd head näidet tuua, aga kui sa elad kuskil, kus lähim haigla, kus sünnitust vastu võetakse, on 30 kilomeetrit näiteks või on 50 kilomeetrit, siis sellest 4-5 minutilise tuhu vahest kuni pea on väljas võib olla 15 minutit. Wow. Aga võib olla ka 5 tundi. Miks sa või päev varem minna? Või ma ei tea, miks sa või nagu kohe minna? Sa ei tea ju päev varem, et ta hakkab sündima. Või okei, kui nagu mingi veed tulevad ära või miks sa siis ei või minna või ma ei tea. No kui veed tulevad kodus ära, siis üldiselt peab minema igaks juhuks kontrolli. Vaadatakse, et need veed ei oleks nii-öelda siis rohelised, et ei oleks nagu põletiku näitajaid ja kõike seda ja kontrollitakse nagu ema tervist ja kui kõik on fine, siis lähed koju tagasi, kui ei valuta veel midagi. Et aga jah, et siis... Okay. Et niisama nagu üldiselt ei passita selle haiglas. Ikka asja pärast. Selge, aga need vahetused üldse 12 tundi on ju? Jah, üldiselt küll jah. Ja kas, ma ei tea, ma olen vähemalt kuulnud, ise ei ole seda tööd teinud, aga et kui on täiskuu, kui on kuu algus, palgapäev, nädalavahetus või mingi siuke mitu asja kokku langevad, et siis on statistika seda muidugi ei toeta, aga isiklik kogemus ütleb küll, et täiskuu öö vahetused on need kõige huvitavamad. Et siis ikka nagu saab maadelda, möllata, nutta, naerda, siis sa oled oksega, verega koos ja satud kõige haigematesse kohtadesse, kõige veidramatele kutsetele. Ja. Kas sul endal kunagi süda ei ole pahaks läinud või midagi? On ikka, ja on. Sest ma olen väga tundlik igast lõhnade osas ja häälte. Aga minul on selleks, mul on alati paar seda kirurgilist maski või siis mitte päris need sinised, aga need valged juba, mis on natuke suuremad, vaata. Ja, mitte veel respiraator, aga sellest üks aste enne, on ju. Ja mul on Vietnami salv. Ma panen... Vana hea. Ja, et see töötab, aga sa kunagi ei tea, on ju. Astud tuppa sisse, siis on sul pahvakas vastu, vaata. Aga jah, et see aitab, sest et kõige kurvem nagu asi, mida ma siiani mäletan, on üks sündmuskoht, kuhu me läksime, kus oli surnud inimene. Ta oli juba paar päeva seal olnud. Ei olnud tegelikult väga tugevat nagu lõhna, aga ta oli minu jaoks esimene. Ja mina tundsin seda lõhna ja ma ikkagi nagu jooksin õue hingeldades ja öökides. Ja samal ajal tuli siis selle lahkunu nagu väga lähedane pereliige ja ütles, et nii hull ka ei olnud. Aga mina olin pisarais öökisin, see oli mu esimene surnu, ma olin nagu hästi, pidin ennast ikkagi nagu korraks koguma seal all värske õhu käes, aga muidu üldiselt nagu sai hakkama. Sa olid nagu, et minu kaastunne... ma ei öelnud midagi, ma ei olnud suuteline rääkima, aga lihtsalt jah, et see nagu on mulle meelde jäänud, mul on ikka siiani nagu piinlik sellepärast, et ma ei usu, et see inimene seda vaatab, isegi selle nagu... Ma arvan, ei mäletagi. Mul on selle inimese nimi isegi meeles tänaseni. Sest ta oli esimene. Jah, mitte nüüd selle surnu, aga see pereliige. Okay. Et jah, et igal juhul, vabandust, see oli mu esimene, ei olnud nii hull, ikka juhtub minu kaastunne. Aga see oli nüüd 6 aastat tagasi varsti. See kõlab nagu midagi sellist, mida mulle öeldi, kui ma olin esimest korda vahekorras. Aga jah, aitäh selle eest, Marianne. Okei. No mina ise mõtlen, et nagu müts maha kõigile, kes sellist tööd teevad, sest et esiteks jah, ma olen väga tundlik kõik, mis on sellised helid, lõhnad ja sellised asjad. Ma ei kannata üldse tegelikult väga verd või niimoodi, et... Ei, kehavedelike vastu, kui ta on veri, siis mul ei ole selle vastu midagi. Kui ta on
uriin, siis ma veel ka saan hakkama, aga kõik muu tekitab sellist nagu, aga sellega nagu ka harjub, aga mitte ikkagi nagu lõpuni. Okei, mul on mingi see teema. Näiteks ühe korra ma kutsusin kiirabiist, üks meesterahvas oli kukkunud pealõhki onju ja see oli minu jaoks okei. Et mul on mingi see teema, et kui kellelgi on mingi vigastus, et sellega ma ära, aga ma ei suudaks ise näiteks kunagi kellegi verd võtta, saad aru? Nagu ei, sellega mul ka probleeme ei ole. Võt, sellepärast ma ei suudaks mingi tervishoiutöötajana olla või niimoodi. Ma ei suuda isegi siis seda vaadata, kui mul verd võetakse. Ma ei tea, miks see väige täirib mind. Aga no minu arust veri on kõige leebem kehavedelikest. Jah, võib-olla tõesti, et ega meeldivad ei ole ju miski minu jaoks. Ei ole jah, aga tead, see on osa elust. See on osa elust, ega seal patrullis, nagu ma võin öelda, ei tule neid olukordi nii tihti ette, et nagu üldse sellele mõtlema peaks. Kui tuleb, siis mul on see Vietnami salvike ja igal ühel on oma need nagu toimetulekumehhanismid. Ma usun, et politseinikel, kes nagu iga päev seda tööd teevad, nemad on juba nagu väga harjunud. Aga jah, mina olen jah siuke õrnake on ju natuke, et ei ole see midagi. Mul on nagu keerulisem nende lõhnade ja asjadega, aga mul on olnud ka võib-olla õnne, et ma ei ole pidanud nagu, ma olen nagu paari väga rasket sündmuskohta pidanud nägema, aga ikkagi päeva lõpuks need ei ole olnud nagu nii hullud, kui ma kartsin või arvasin või nii. No mis on kõige hullem asi, kui sa saad rääkida muidugi, et mida sa oled näinud või kogenud? Seda, mis on avalikult teada, oli siis see meesterahvas, kes Telliskivi tänaval ühel suveööl ühe taksojuhi ära tappis, tulistas veel mööduvat autot ja haavas vist ka kedagi. Ma päris täpselt enam ei mäleta, et seal, aga et jah, seda sündmuskohta ma nägin. Aga on olnud veel selliseid, et õnneks need ei ole mind nagu tegelikult eriti. Ma mäletan küll neid, aga nad ei nagu ei paina mind kuidagi. Sa ilmselt oled kokku puutunud ka, et pane puhuma ja mingi sellist reide teinud on ju. Aga milline on nagu keskmine patrull, mis sul on, kui sa kirjeldaks lihtsalt, et see läheb kiiresti, ma saan aru, see on üsna intensiivne. See oleneb. Mõnikord on ikka niimoodi, et noh, tiksud ja midagi nagu teha ei ole. Ei ole action kogu aeg. Aga tead, selle igavuse eest tuleb olla lõpmata tänulik. See tähendab, et on hästi. Et vahepeal on mõned üksikud korrad on juhtunud, kus niimoodi no vahetuse lõpus selline kella 4, kui sa oled kella 4 kella 6 hommikul, suvi, väljas on juba valge, sa oled nii väsinud, et sa nokid seal autos on ju. Ei toimu eriti midagi, siis üritad mõelda, et okei, me leiame endale ise mingi tegevuse on ju, et me teeme midagi muud, oleme kasulikud. Aga lõpuks sa ikkagi sa oled nagu see, kui sul on 12 tundi järjest, sa oled rakkes, jooksed ringid, värki, mitte kordagi ei ole väsimust. Aga kui tekib selline nagu hetk, siis see nokk tuleb peale ikka nagu väga-väga kergesti, et siis tuleb nagu ennast liigutada ja ma ei tea, teha kosmonaute ja auto kõrval ja et seda vahel mõned üksikud korrad on seda juhtunud, aga selline keskmine vahetus on nüüd oleneb, kas ma olen politseinikuga paariline või ma olen teise abipolitseinikuga. Et kui ma olen teise abipolitseinikuga, siis on lõbus, on ju, sest et meie ei menetle, meie ainult leiame pahandused üles. Et selles mõttes need on nagu omamoodi ja politseinikuga koos on jälle teistmoodi, et seal nagu õpib väga palju. Et kui palju nagu politsei töö ajas areneb, iga nädal, iga kuu on midagi uut, midagi on kogu aeg jälle muutunud. Et mul siin vahepeal oli, ma tervise tõttu ei saanud päris mitu kuud, kui isegi peaaegu aasta ma üldse eriti ei käinud, siis läksin uuesti patrulli vaatasin, nagu esimest korda läks. Kõik on teistmoodi. Et see jällegi nõudis harjumust, aga siuke jah. Keskmine vahetus ütlen, kuidas nüüd öelda seda nagu poliitkorrektselt, ilma et ma kõlaks nagu mingi küüniline jobu, et on lõbus. See oleneb nagu, mis mindsetiga sa sinna lähed. Jah, ma lähen sul on paariline ka, selles mõttes. Et ma lähen sinna ma lähen enne kõike selleks, et ma saaks olla kasulik, ma saaks inimesi aidata, ma saaks teha midagi. Et ja ükskõik kui koledad on need vaatepildid, mis nagu väljakutsetel avanevad,
lõbus peab olema, sa pead nagu iseenda jaoks suutma selle teha nagu toredaks, et miks ma seda teen. Et kui ma käiks igal pool, kui jube see oli, issand, kui õudne see oli, no siis ei kannataks nagu seda väga teha, onju. Et tuleb nagu kuidagi, must huumor aitab kindlasti, aga tuleb nagu elutervelt suhtuda, et no väga selgelt sa tead, mis on sinu roll seal, sa ei astu sellest nagu üle, sa ei võta liiga palju infot nagu endasse või ei ole nagu liiga empaatiline kõigi suhtes, sest et seda kiputakse väga kergesti ära kasutama. Et jah, siis nagu saab hakkama, aga keskmine vahetus, nagu ideaalne keskmine vahetus peab olema lõbus, peab olema õiglane, peab saama midagi kellegi jaoks ära teha. No väga lahe. Ja sa oled ju ka hiljuti saanud selle eest lausa tunnustuse, et oled oma panustega silma paistnud. See on jah selline, et üle-eelmisel aastal vist või eelmisel aastal hakati ka abipolitseinikele jagama siis teenistusrist staaži eest ja minul täitus jah 5 aastat eelmisel aastal ja sel aastal siis sain siis oma esimese hõbedase ristikese. Mis on ju väga tore ja väga tubli saavutus ikkagi, et järjepidevalt panustada siseturvalisusesse. Aga miks sa üldse otsustasid minna siseturvalisuse maailma? See oli hästi suur juhus. Ma toona olin Delfi ajakirjanik ja ma nägin ühe Facebooki sõbra postitust, et kuule, meil Põhjaprefi on vaja inimesi, tule kandideerima. Ma pulli pärast kandideerin ja saingi. Saaks ma ka niimoodi tööd? Ma võin pulli pärast igale poole kandideerida, okei. Ja saingi ja sinna ma jäin mõneks ajaks ja siis jah. Väga äge. Ja soovitaksid ka teistele, et proovides. Mul on veel just naised. Ma tean just päris mitu naist, kes on läinud abipolitseinikuks ja väga naudivad, teevad ka seda põhitöö kõrvalt. Ise on võib-olla kosmeetikud või juuksurid või mida iganes muud. Väga soovitan, see on väga hea vaheldus. Minu jaoks on patrulli minek nagu puhkus. Sest et mul ei ole aega mõelda enda olmeteemadele, oma elu organiseerimisele, oma mingitele tööasjadele. Mul lihtsalt ei ole selleks aega, minu ressurss kulub mujale, mul on väga selge fookus seal ja mu aju päriselt puhkab. Et ma saan, võib-olla kehv öelda, et ma saan kellegi teise probleemidega vahelduseks tegeleda, kui mitte iseenda. Ja tegelikult see aitab ka võtta, sest et kipume ju tihti ka üle mõtlema või jääma kinni vaata sinna mingisse ratasse. Ja eks ta on ka füüsiline koormus, oleneb muidugi vahetusest, mõnikord oled 12 tundi ei saa autost välja, aga on juhtunud, et eriti ei saa, aga ta on nagu selline füüsiline koormus aitab ka, et nii nagu trenn aitab vaimsele tervisele kaasa, siis seal ka ikkagi, liikuma ja... et see füüsiline koormus on juba see vorm ja varustus, mis sul seljas on. See on vist päris raske. Aja jooksul on paremaks läinud, aga jah, töö on küllaltki siuke kogukas. See kõik tööriistad on siin ümberringi. Mulle meeldis, see on nagu vaata mingi kangelastel, vaata see nagu või Batmanil on ju see töövöö. Ja töövöö. Okei, et väga lahe ja kõigele sellele lisaks, ma ei ole veel isegi tööst jõudnud rääkida, on see, et see pole konto ees koolis rääkimine, saab politseinik ja siis sa veel fotograaf oled ka. Jaa, olen jah. No sa olid ju täitsa 15 aastat, olid pulmafotograaf. Kokku vist äkki või üle 10 või midagi? 10, see oli niimoodi laiali valgust, ma vahepeal jälle mitu aastat ei pildistasin, aga üldiselt jah, fotograafiaga ma hakkasin tegelema tõsisemalt gümnaasiumis. No sellest on juba mõnda aega möödas. Ma ei taha rääkida, kui kaua möödas on ju. Et jah, aga niimoodi nagu veel tõsisemalt võib-olla ülikooli ajal, et jah, pildistada ka nagu meeldib. Aga pulmi sa enam pigem ei pildista, oled vähem teinud, ma olen märganud. Olen ja vähemaks tõmmanud, sest et kuidagi see hakkas minu jaoks nagu liiga kuidagi korduvaks muutuma ja ma tundsin, et ma teen seda hästi nagu mehaaniliselt. Et mulle meeldib nagu see loomingulisus seal nagu foto ümber rohkem, aga pulmad on hästi nagu, seal on hästi lihtne langeda rutiini, eriti kui sa lähed mingisse peopaika juba 7. pulma pildistama. Et ma olen proovinud nii, et kui on tõesti väga äge paar, ja kui nad tõesti jälle teevad nagu selles ühes kohas, kus ma olen juba käinud 5 korda, on ju, no siis ma tulen. Aga üldiselt mu esimene küsimus on, et kus teil pulm on. Et selle järgi ma üldiselt otsustan, või siis kui ei ole veel kohta, aitan valida. Mitte nagu siis isekast põhjusest, vaid lihtsalt sellest, et ma tean, et meil on nagu pulmamaastikul väga hästi sisse töötanud teatud kohad. Aga mingitel hetkedel on see hele
selline barn või mingi selline vibe. Küünmusük, jah, et see tegelikult nagu ma saan aru selle mõttest, aga see muutub nagu liiniks. Et kas Need ei värskenda ka võib-olla siis ta nagu ära natukene läbustatud võt ei tea jah, et neid nagu üle Eesti nagu jagub on ju, aga et ma olen alati nagu soovitanud, et äkki te tahate midagi unikaalsemat. Et kas või selline nagu ma ei tea, oluliselt rustikaalsem turismitalu võib olla palju ägedam kui see mingi poolkliiniline valge laut on ju, et see võib-olla ei ole päris nagu see. No minu arust kõik pulmategijad on ühe korra Endla talus käinud, kõik. Ja no ma olen mingi 7. Et ma rohkem ei mõned taha. kohad on sellised, et kus lihtsalt tõesti toimubki kogu aeg pulmi ja nad ongi selle mõttega seal. Aga Endla talu, nad on hästi armsad seal koha peal, toidud on maitsvad, kõik on nagu tore ja ma kunagi ei ütleks, et ükski pulm, mis ma seal olen pildistanud, oleks olnud inetu või et midagi oleks pahasti läinud. Aga ja kõik paarid on olnud nii toredad, üleüldse mul ei ole olnud ühtegi nagu ebameeldivat paari, üks on olnud, aga ja mitte endas üldse kuskil mujal, et tegelikult on kõik olnud tore, aga ma võib-olla ise olen osadest kohtadest natukene väsinud. Ma saan aru saada, no mul on selles mõttes vedanud, kuna mul on tavaliselt üsna unikaalsed pulmad ja väga nagu teistsugused, ehk siis mul on väga mitu sükest välismaa paari olnud, eestlane pluss välismaalane, mingid sellised, kes tahavadki teha. Ma tahaks ka sellist pulma pildistada. Mul tuli just päring Eesti-Nigeeria pulm. Väga hea, et mida nagu quirkim pulm, seda rohkem mulle nagu meeldiks, et nagu tehke mulle nagu väljakutse heas mõttes, on ju. Et kui te teete nagu mingeid kiiksuga asju heas mõttes, siis ma hea meelega tulen. 100%, mina tahan ka just sellist asja, et mitte ükski idee pole liiga hull ega hulljulge, vaid lähmegi täpselt teie asjade kaasa. Ja ma tahaks täiega pildistada ühte sellist pulma, mis oleks nagu siuke festival vibes või nagu selline reportaaž. Et kuna mu suur lemmik on festivalide ja kontserdite pildistamine, siis selles stiilis ma ei tea, et minust pilti tehti fotoülevaade sündmusest, seda ma tahaks teha. Et kui on keegi pruutpaar, kes ei soovi, ma ei tea, ilupildistamist ja ma võin neid muidugi teha ka, aga et see üleüldine peovaip, kui teil on nagu siuke festivali pulm tulemas, et siis andke teada, hea meelega tulen ja sellist nagu real life reportaaži, mitte liiga sätitud, pigem selline nagu candid pildid. Voolav. Ja, orgaaniline päeva, nagu reportaaž ikkagi, jah, et seda tahaks teha küll. Jah, mul on üks paar, kes mina ütlesin, mina fotograafi asjadega ei tegele, kui tegelete kokku, siis nii me teeme. Et mina lihtsalt olen seal, et ütle mulle, mida teha, ma viin läbi selle asja sisuliselt, et ma ei hakka midagi dikteerima, ma ei ole see, kes tuleb mingi, siin on plaan ja me teeme A, B ja C ja nii peab olema ja fotograaf ei saa rohkem kui 30 mintsa selleks asjaks ja mind ei huvita, ma ei ole seda tüüpi inimene, et ma ikkagi, see kõik on koostöö, kõigi osapooltega on see koostöö. Ja siis paar ütles, et nemad ei taha seda, tuleme nüüd grupipildile. Et nemad tahavad sellist grupipilte nii-öelda siis, et nemad on siis paigal on ja, aga inimesed peavad nagu jooksma sisuliselt või nagu hüppama pildile, hüppama ära, et sa ei saa seal kuidagi olla ja poseerida, vaid et sa jooksed korraks ja nagu kuidagi poole pealt ka nagu veits candid või süke, et sa tuled korra kallistama või niimoodi, aga hästi ruttu, et igaks selleks on ainult nagu mõned loetussekundid. Ma olin ka, veits kui pinge. Fotograaf on sellega nõus, siis okei, aga ma ise lihtsalt ütlen, et see on nagu disaster waiting to happen, et need tulemused. Ma ei tea, kuidas ja ma ei ole sükest. Et siis ära tee neid grupipilte. That's it, võta fotoboks, minge käige õhtu jooksul seal ja see on kõik nagu. Et on ka igasuguseid ideid. Aga oleneb jällegi, mõni, ma arvan, et on kindlasti sellised fotograafe, kes selle ära teeks, mina ei ole üks neist. Et just, et ongi, aga ma ütlesin, et ma ei saa siin kohal, ma teiste töö sinna valdkonda ei sekku ja siin koha peal ma ei oska midagi öelda, aga kui te tahate, siis ma saan nagu suunata neid inimesi või siis nagu rääkida ära inimeste selgitada, et kuidas seda teha või näidata ette kas või enne või midagi sellist, et selle koha pealt küll, et aga jah, mul on ka just sükkegi, ütleks jaanuar, veebruar, märts tulevad päris mitu päringut, inimesed uurivad nii ja minu number 1 küsimus, et ikka vaata, kus toimub ja kuupäev loomulikult on kõige olulisem minu jaoks aga ma küsin alati, et aga mis on teie see visioon? Ehk siis, et räägi mulle, et mida te ootate,
milline see päev peaks olema, kas või lühidalt, et me tahame, et see oleks väga lõbus, ma ei taha traditsioonilist pulmaametit ega midagi sellist, ma tahaks seda, et mulle meeldis, et tead, mis mu mees on räige metalhead, ta tahaks üldse mingi hoopis disko ajal panna mingid räiged, mingid, ma ei tea, moshpiti teha, ma mingi, jess, lahe, vaata, täiega cool, teeme muidugi, et see aga ma ei tea, kuna see on pulm, kas see peaks ikka olema rohkem see või teine. See on kõige kallim pidu, mida sa elus korraldad, tee see täpselt selline, nagu see sulle meeldib. See on nagu teie päev ju, et noh, teie pulm oli ka ju natuke ebatraditsiooniline, ma ütleks, et mitte nagu väga out of the box, aga teie nägu ja väga lõbus ja nauditav kõigi jaoks oli, et minu meelest hea näide jällegi, et kuidas te saategi kas või dekoratsiooniga või et ma ei tea, mustad küünlad või mingi kuldsed toonid või mis iganes veits kooti vibes on ju, et mingi sellist asja ka teha. Et mul on pruuditolk, kellel ei ole valge kleit näiteks. Ja vot üks asi veel, kui sa teed sellist tumedat ja müstilist emo-kid, kooti, metalhead, kõike sellist pulma, siis palun kirjuta mulle, teen soodukat. Päriselt või? Muidugi. Ja. Okay. Mul on portfooliosse väga selliseid vaja. Ja väga tahan. Ma näen, et sa väga tahad, me saame aru. Ja, et ma isegi nagu, mul on nii hea meel, et on olemas selline fotograaf nagu Toomas Elson, sest et need pildid ju nägin. Ma olen aastaid temaga suhelnud ja ma teadsin, et minu kõige suurem häda pulmadega oli selles, et ma oleks tahtnud olla ise enda pulmafotograaf. Sest et ma tean ise täpselt, mida ma tahan saada, on ju. Ja tema oli ainus, kes suutis seda teha. Miks sa Brasiila? Ei. Või sa oled lihtsalt liiga... Lihtsalt kuna ma olen selles industries nii sees, on ju, siis ma ei taha nagu... Ma teadsin hästi täpselt, mis vibe'i ma tahan ja ma teadsin, et ma ise lihtsalt tean täpselt, mida peab tegema selleks, et see pilt niimoodi kätte saada. Aga need pildid olid väga kenad. Ja ma saingi, ta on ainus põhimõtteliselt, kes mul ei olnud muud varianti, et kui tema ei oleks saanud tulla, siis ma oleks pulma kuupäeva muutnud, on ju. Päriselt? Muidugi. Wow. Et see oli ainus variant. No mul on ka, ütleme niimoodi, teiste teenusepakkujatega nagu see, et ma ise ei tahaks olla ühegi pulmaisa ega pulmaema, saad aru? Kui nemad, näiteks mulle tuli üks päring, üks pulmaema kirjutas, et temal on aeg nüüd abielluda ja ta tahtis just naist vaata, ja ma kuulasin ta ära ja ma ütlesin talle, tead mis, ma ei soovi. Ma tõesti kõike paremat ja tuleb kindlasti äge, aga ta teadis juba täpselt, mis kell, mida täpselt ta programmis tahab. Ühest küljest on see hea, et inimene teab, mida ta tahab. Aga see ei ole selle asja point, sa korraldad, siis ole siis ise pulma ema. Ja, aga siis mul oli see, et tal oli juba see ka, et ma põhimõtteliselt juba kirjutan sulle ise ka vaata laused ette, et ma saan kõigest, sul on nii oma visioon ja sa tead täpselt, aga vot, ja ma ei tulegi oma ideed läbi surema, mis iganes, aga ma lihtsalt ütlesin, sorry, et ma näen ise, et kui ma teen seda asja, see tulluks nii võlts. Ma teeksin täpselt seda, mida sina teed. Aga ja ma ei näe lihtsalt selle, et ma sobiks. Et võib-olla ta oleks pidanud siis leidma kellegi endale sarnasema. Jah, et ma ütlesin, et me oleme väga erinevad, kuigi jah, mulle pulmaemad, aga naisena ma ikkagi oleme erinevad, on ju. Ja ma ütlesin, et 100% ja ma usun, et sa leiad selle inimese, aga ma lihtsalt nägin, ma lugesin läbi, et tal oli tõesti terve programm valmis, kõik tegevus valmis, kõik täpsed järjekorrad, kõik asjad olid olemas juba, et lihtsalt tule ja tee ära see. Ja siis ma olin nagu, aga see ei tundu mulle ka üldse nagu fun. Orgaaniline. Ja see tundu orgaaniline ja ma tegelikult tavaliselt ka, ma olin nagu, kas ma saaksin natukene kaasa rääkida, mõelda või küsida, ta mingi ei, mitte midagi ole muud, kõik ei, see on paigas, see nii, siis ma olin nagu, ma arvan, et ma ei ole õige inimene, aga ma arvan, et sa leiad ja ta ütles, et aitäh sulle, et sa ausalt kohe vastasid, et sa ei hakanud siin nagu, sest et ma küll mõtlesin korra, aga ma tundsin, et mulle tegelikult ikkagi meeldib teha rohkem nagu koostööd ja just, et inimene ütleb, et tead Sille, ma olen kunagi üheski pulmas käinud, ma ei tea, mis pulmas toimub, ma ei tea, aga ma tahan neid asju, mis sa arvad? Ja siis ma saangi nagu suunata, mõelda kaasa, mitte jällegi, et ma tahaks mingi mikromanageerida, või lihtsalt, et ma tunnen, et näe, minu nõu ja kuidagi minu selles mõttes ma nagu olen ka väärtuslik osapool ja et siis ma saan ka mõelda vaata just, et okei, minu kogemus näitab seda või ma ei tea, võib-olla kas on mõistlik, kas me teeme nii või äkki teeks nii või kas või panen seda, et anna mulle ülesanne, ma mõtlen sulle välja mingi asja, sest see loomeprotsess on see, mida ma naudin, sest mul on andnud teist paarid, et me väga tahaks kaasata oma kasse, aga no me ei too kasse ju pulme, ja ma pidingi lahendama, mõtlesin ka, et kuidas ma päriselt saaks need kassid siis sinna ka, ja ma igast asju mõtlesin, nagu panin kirja, see ei olnud see ja lõpuks tegin neile ju selle kassi disko vaata ja nad olid täiega, nad olid nii üllatunud, nad
ei ole siukse asja peale tulnud, see oli täielik üllatus neile, tõmbas rahva käima, terve õhtu kõik rääkisid sellest, onju. Ja siis ma oligi, et aga see on unikaalne, mina pidin selle välja mõtlema ja usaldama lihtsalt ennast. See ongi sinu töö nagu. Aga kui sa tuled, ütled, et terve programm on siin nüüd tee läbi, siis ma mingi, vaata, ma ei ole näitleja. Et ma ei ole see, et ma õpin selle teksti kõik pähe, vaid tavaliselt ma ei kirjutagi pulmades, tseremoonia tekst on valmis, aga muidu ju tekstid mul ei ole valmis, vaid ma lähen koha peale ja ma reageerin ja ma olen ja ma vaatan, vahepeal tuleb midagi ümber tõsta, mis iganes, aga mul on hästi oluline, kõik läks orgaaniliselt. No või sa nüüd nägid ju, kuidas pulma teen seega, ma üritangi seal olukorras reageerida ja vaadata, mis toimub, et see ongi see on, mida ma teen. Aga mõned ongi niimoodi, et neil on täpselt sama programm igas pulmas või nad tahavadki täpselt teha mingeid väga kindlaid asju ja teevadki üks-ühele igas pulmas samad laused. Ja on sellised pulmakorraldajaid ka. On sellised pulmakorraldajad, ilmselt on ka fotograafe, kõiki on, et mõned... Ja, aga vaata, seal ongi see nagu vahe, et minul on see vabadus, et ma ei pea seda tegema põhitööna. Kui ma peaksin täna elatuma pulmafotograafi tööst, on ju, siis ma ka selles mõttes, et muidugi ma teeksingi endale nagu süsteemi, mis töötab, on ju, muidugi loogiline, aga ma ei ole seda tüüpi inimene, mulle see ei sobi lihtsalt. Aga ma tean palju pulmafotograafe, kes nad ikka nagu igas pulmas teeb midagi natuke teistmoodi, aga üldiselt neil on see nagu töörütm on sama ja neile väga sobib ja need pildid on ka alati ilusad. Et ei ole nagu seda tunnet, et jälle on ju sama fotograaf, samasugused pildid, kõik on sama, ei ole. Et see täiesti oleneb, ma arvan, inimtüpaažist, et mina lihtsalt ei ole nagu mulle ei sobiks see nagu selliseks tööks, et ma sellest ainult elatuksin. Jah, sest et kui ma paaridega kohtumas, siis ma alati rõhutan seda, ma ei ole täiskohaga pulmavanem, see ei ole mu põhitöö. Ma teengi aastas mõned pulmad, et mul ei ole isegi 20 pulma tehtud, mul on 12 on vist praegu tehtud, on ju. Aga mu eesmärk ei olegi olla, et ma teeks iga nädal pulmi, sest ma tunnen, et ma ühel hetkel kas põlen läbi või mul endal viskab üle ja ma tunnen juba kõik hakkab muutuma, ühte sulanduma ja praegu on see, et ma suudan peast kõik just pulmi sulle rääkida, mis seal toimus ja mis me tegime ja kõik. Mina enam ammu ei suuda. Et mulle vaata neid piisavalt nagu vähe, on ka omajagu olnud, et detaile võib-olla enam ei mäleta kõike, aga üldiselt mingid eredamad hetked nagu jäävad meelde ja kus ja mis ja et ma veel oma paare nagu tunnen ära, kui tänaval näen, et selles mõttes, et aga Ja. Minul on ka mõned paarid juba lahku läinud. Mul ei ole veel seda. See on mu põhinali, mida... Aga minul on see reegel, et mult on ka korra küsitud siis ühe lahku läinud paari üks osapool siis oma järgmise abielu, nagu et tahaks uuesti pulmafotograafiks. Ütlesid ära? Ma lähenen seda pidi, et kes mind bookis. Et kui pruut bookis ja peigmees tahab mind oma järgmise naisega pulmafotograafiks, veidera siis ma pigem ei... No ma ei tea, ma nagu lähenen loominguliselt. Aga jah, et seda on nagu ette tulda. Üldiselt võib mul ikka kirjutada, et kui juhtub nii, et tuleb minna nagu, et oled leidnud järgmise armastuse ja soovid temaga abielluda, siis mulle võib ikka kirjutada, kuigi me oleme juba ühe pulma koos teinud. Aga kes teab, vaata, mõned tahavad, et tuttavad nagu, et oleks nagu, et see on natuke turvaline ja see on nagu kõik tore. Aga jah, et siis oleneb, et kes umbes... No see on nagu lahutusadvokaadiga, vaata, et kes enne jõuab kirjutada selle oma aled, on ju. Aga mõtle, kui sa läheksid mõlemasse, mõlemad abielluvad samal aastal erinevate inimestega, siis sa läheks mõlemad pulma pildistama. See oleks ka lõbus, aga siis oleneb sellest, kuidas see nagu paar eksidena omavahel läbi saab, et kui teil on košer, siis mul on ka košer. Okei. Ja see on huvitav, ma ei tea, seda mul ei ole veel juhtunud, sest ma kõikide paaridele ütlen, et no pressure, aga ükski ma paar ei ole veel lahutanud. Aga sa oled nii vähe pulmaema alles, nii et minul hakkasid ka esimesed lahutused tulema siis, kui ma olin ikka 5 aastat juba pildistanud. No jah, see statistika vist ongi seal 5 aasta jooksul, esimese 5 aasta jooksul lootavad vist mingi 25% või mis see oli, ei mäleta. Et mõtlesin jah, et selles mõttes, et te ei tohi lahutusest, et muidu ma ei saa seda lauset öelda, et kui ma olen pulmas olnud, siis need paarid on alati kokku jäänud, vaata, et see on hea enne. Ja kui keegi peaks lahutama, siis ma ei saa seda öelda enam. Aga see on lihtsalt nali muidugi, lahutage loomulikult, kui ma lahutan, siis lahutage. Aga mulle väga meeldivad suga teised pildid, mis sa oled teinud, sest et sa oled ka kihlumisi ju pildistanud ja sellist asju, et see metsas ja kõik. Ja kihlumisi olen päris palju teinud ja just neid üllatuskihlumisi, et kus siis... Ja ise nutnud ka seal. Ja, iga kord. Et siis kui siis tulevane pruut ei tea, et mis nagu toimuma hakkab ja üldiselt on pruut see, kes nagu bookib mind, see naine, kes tahab, et teeme mingeid paari pilte, niisama särki-värki ja siis see mees kirjutab mulle mingi, mul on suur saladus. Ma tahan teha üllatust, ma olin mingi, no nii näitas rõõmust. Ja siis me nagu räägime selle teise poolega, kes siis tahab see nagu ettepanekut teha
räägime detailid läbi, et mis me nagu teeme ja siis mina serveerin seda sellele teisele poole, et kuule, mul on siin selline mõte, kuidas sulle nagu meeldib, onju. Et siin viimane kord tegimegi sügisel mu väga heale sõbrannale. Nii et nemad tahtsid ammu niisama paari pilte ja siis mõtlesin, et kuule, nad on mõlemad sellised nagu tätoveeritud, näevad nagu väga ägedad välja, et laske mul nagu fantaasial möllada, et ma teen meile metsa nagu seti, onju. Et ma teen kõik seti, aga no tegelikult ma juba ammu teadsin, et see poiss tahab talle abielu ettepanekut teha. Ja ma tegin selle seti sinna valmis, ma tassisin kogu oma korteri dekoratsioonid metsa, onju. Riputasin puude külge linnukesi, diskopalle, peegleid, pilte, noh, tekid olid maas, kunstlilled, noh, the whole shebang, onju. Ja tossupommid, kõik särgid-värgid olid olemas. Ja siis Gretelis oli ka mingi, et on sõbranna, et nii nagu kuidagi ekstra on siin kõik nagu. Ja ta nagu viimase hetkeni, et ja ma veel seal pusserdasin räigelt, sest et ma olin võtnud rendist ühe objektiivi, millega ma tahtsin nagu hästi kaugelt teha, vaata, et neil oleks natuke nagu intiimsem moment, aga õues oli juba nii pimedaks läinud, et ma enam ei saanud, siis ma pidin ikkagi täiega pusserdasin, panin mingi, olge mingi selgadega teineteise poole, mingi õõtsuge, kiikutage, onju. Ja siis vahetasin objektiivi, pidin ikkagi tulema nagu lähedale, pidin selle õige kaadri nagu veel paika saama ja siis meil oli nagu oli märksõna, onju, et mul abikaasa oli abis, pani nagu tossupommi tööle, aga see toss pidi nagu ära hajuma, et sest et võib juhtuda, et teinekord tuule või õhu liikumisega toss liigub inimestele peale ja mõtle, kui inimene on põlvili, palub sind nagu abikaasaks ja siis kõik on tossu täis ja ma ei saa ühtegi pilti vaata, et siis kõik pidi olema nagu perfect ja siis see moment tuli ja ma ütlesin, et nüüd võite nagu ümber pöörata, ma nägin, et see, kes, et mees oli nagu valmis, onju. Ja siis ise mingi pisarad vool, mingi udunen, vaatan, et loodan, et oleks fookus õiges kohas nagu, et seda on jah. Väga ilus pildid oli ikka. Tõesti vaatasin ikka, et ikka uhkusega, et väga lahe. Võt ja siis... Ja võt buduaari pildistan. Need just. Ja päris paljud on käinud, jah? Ja, et mina veel ei ole jõudnud. Ja minu top 1 lemmikasi on paljud naised. Mul ka. Aga jaa, et buduaari pildistamine on minu top 1 lemmik žanr ikkagi, et ma tahaks jõuda ühel hetkel selleni, et ma võin teha mingeid perepilte ja selliseid asju nagu tuttavatele, aga ikkagi nagu buduaari pildid oleks nagu see põhifookus, millega ma sul on alati hästi ilus setup ka ja kõik, et mulle väga meeldib, et ma tahaksin võtta mingi 5 kilo juurde ja siis tulla, sest et mu kõik kurvid on ära läinud selle töötu nälgimisega siin, et no Marianne reaalselt tõi mulle 3 kotitäit süüa, sest et mul vahepeal lihtsalt oli nagu juba töötukassa raha nii otsa kuivanud. No kuule, kui ma pean lugema kuskilt threadsist, et sa ütled, et sul on töötuse mingi 3. aste, kus sa sööd 2 korda päevas, siis nagu lihtsalt kirjuta mulle. Ja siis mõtlesin mingi, Sille, sa näed nii hea välja, sa nii kõnaks, et ma mingi aga nagu ärge mulle seda palun. Ära nagu söö 2 korda päevas, lihtsalt kirjuta mulle, mul ikka on midagi nagu. Ei, mulle, tegelikult muidugi ma liialdan ka, point oli lihtsalt selles, et kogu see stress, vaata see, et sulle öeldakse ära pidevalt ja sa kandideerid ja sa ei jõua mitte kuhugi kuude viisi ja sul oli ka sein ees. See tekitas, mul ei olnud isu. Mul oligi see, et mul ei läinud toit alla, sest ma ei lihtsalt nii emotsionaalne ja kõik tundub nagu perspektiivitu, vaata. Just, et mingi, et miks ma üldse jälle tegin nii palju vaeva kõige selle nimel ja mitte kuhugi jõudes ja oligi tõesti, ma olin nagu nii selles sees ja ma vahepeal jõin ainult kohvi ja sõin võileibu umbes ja mul lihtsalt ei läinud toit alla, et ega mul päris nüüd nii nälga ei olnud, aga tegelikult ma ütlen ausalt, ma päris palju asju enam ei osta poest, sest et noh, kui või on juba mingi 3 eurot. Mine Lidlisse palun, hakk Lidlis käima päriselt, et see pikem tripp kas või rattaga on seda väärt, sest et sealt sa saad ikkagi nagu võid alla euro saada või pakki, on ju. Sest noh, ütleme niimoodi, et need riilis... Mina käin ka Lidlis, ega ma muidu ei oleks saanud autot liisingusse võtta. Täiesti pöörane tegelikult ja ma mõtlen, et ma ei tahagi osta mingid kõige fancy maid, mingid vegan asju, vaid lihtsalt juurikaid reaalselt. Tavaliselt toiduained, nagu kõige nagu baas. Jah, et see on nagu jabur minu arust, et seega jah, väga täna selle eest, et tõesti, ma vingusin, treetsin nii palju, ma sain töövestlusele vähemalt ja ma läks hästi seal töövestluseni, ma sain järgmisse vooru. No tore. Nii et eks nüüd näis siis, kuidas mul seal järgmises voorus läheb, aga ma järjest vingusin niimoodi, mingi mulle kirjutati, noh, kui sa nagu, ma tean, et sa olid küll erialast tööd, aga ma usun, et tegelikult sa saaks hakkama ka seda tehes, et see ei ole võib-olla see, mida sa esimese valikuna võtaks, aga et meil on väga toetav keskkond, kõik rääkis mul ära ja siis ma olin nagu, anna siia see kuulutus, vaata, ma olin juba nii vihane, ütlesin, et ma ei viitsi, et
et kaua ma võin oodata, et ma tundsin, et see oli ja. nagu töötukassaga rääkimine, viinud mind kuhugi ja lihtsalt oli nii ala, ma olingi lihtsalt, ma lihtsalt läksin treetsi vingusin mingi, et olen töötu. Aga mulle tänu sellele tuli vist mingi, ma ei tea, 200 followeri juurde ja mul on nii palju sõnumeid inimestele ka, kes samastuvad. Üks naine kirjutas, kes kandideeris samasse kohta kui mina ja mõlemad langesid samas voorus välja ja siis oli ka, kas sa tegid ka selle jubeda kodutöö, ma mingi jaa, siis ta mingi, mis see oli, ma ütlesin, et ma ei tea. Mul on sulle selle kohta väga head teed rääkida pärast, kui salvestus kinni on, ma ei saa seda siin eetris rääkida. Okei. No selles suhtes me niikuinii teeme pausi ja siis me jätkame lühema osaga Patreonis. Okei, teeme pausi. Kus me saame rääkida... Mul ongi pissile vaja minna. Aitäh selle vajaliku info eest. Kus me saame rääkida siis draamadel. Davai. Okei. Aitäh sulle, Marianne, mul oli väga põnev sinuga vestelda ja mulle meeldib see, et me rääkisime nii palju asjadest, millega sa tegeled tund aega, aga mitte sellest, et sa teed kõike, sa tegelikult põhitöö kõrvalt ka. Põhitöö kõrvalt. Nii et loodan, et sa hoiad oma vaimset tervist ja et sa ka leiad ma käin psühholoogi juures. Ja et sa leiad aega, et puhata ka. Mul on praegu puhkus, aga ma lähen suvilasse tööd tegema. Muidugi. Followge, et Ubakass aidake kaasa minu mikroinfluenceri karjäärile. Kas su konto on nüüd avalikele? Jaa. Okei. Sul vahepeal sa panid oma... Vahepeal panin kinni, ja. Nüüd on jälle avalik. Mul oli mingi mental breakdown, ma panin kõik kinni ja siis ma tegin kõik lahti. Ehk siis Ubakass, seal sa ka jagad igasuguseid asju. Lihtsalt tavaline elu. Jah, su kass ja, kass ja koer ja abikaasa ja kõik, mis te teete ja vahvad sinna ettevõtmised, sõitmised, vahepeal LHV-le puid olla või mis iganes, et igast asju. Kuule, aga aitäh sulle veel kord ja me teeme nüüd pausi. Aitäh kõigile, kes kuulasid, liitu Patreonis, sest Patreonis on nagu need päris draamad meil nagu ikka. Aga seniks kuulmiseni, mina olin Sille-Kadri Simer ehk siis Sillekas ja järgmisel korral juba uued draamad. Eks ole, tšau. Bye!